lõhinapõhine podcast. Let's go! Selle asja. Mitmel asjal sa juba käinud oled kuskil promomas ennast? Ma ei teagi, see on mingi teine või kolmas. Ja võib-olla viimane ka. mitte nagu teie pärast, vaid ma ei teinud nagu väga aktiivselt seda müügitööd selles osas. Aga ma arvan, et me oleme täna viimased, sellepärast, et kogu see asi siin hakkab praegu niimoodi toimima, et Karl on andunud fänn. Ma ei tea mitte midagi sust. Dünaamika on hea see. Et me tuleme täna niimoodi peale. Sa ise oled öelnud, et sa oled introverti inimene. Et kuidas praegu olla on? Sellega on jah mingi veider nüanss sellega on, et siis kui mikrofonid ja asjad on, siis enda peas kuidagi kalkuleerid selle millekski muuks. Versus, et kui oleks 2 suvalist inimest ja ma oleks foees praegu ja siis lihtsalt tuleks rääkima, et too oleks mulle raskem olukord kui see praegu. Nii? Küsi. See introvertsus, et kuidas sa siis üldse tuled toime selle lavahirmuga? Sul see ju on siis muidugi ju, või ei või? Või need on 2 erinevat asja või mis see siis on? Mingis mõttes küll ja ma arvan, et see introvertsus on rohkem selline sotsiaalsete olukordade asi, et ma ei ole kindlasti ainuke koomik või mis iganes mingi avaliku rääkimisega tegelev inimene, kes introvert on, et seal vahe on ikkagi selles, et see tõenäoliselt kõlab nagu kuidagi maru brutaalselt, aga siis kui sa lava peal oled, ma nagu selles mõttes see ei ole üldse sama minu jaoks, mis nagu nii-öelda inimestega vestluses olla. Siis sa oled nagu keegi teine või? Mitte isegi seda, vaid kuidagi on ikkagi rohkem sellist monoloogi tunnet. No. Et ma kindlasti tunneks ebamugavalt ennast, kui ma oleks lihtsalt mingi õhtujuht, kes peab, ma ei tea, rääkima kuskil firma üritusel inimestega versus see, et stand-up formaadis on see, et ma lihtsalt räägin enda mõtteid ja teised inimesed nagu on seal ja see on ma ei tea, kuidagi nagu talutav ja eks ta veits selline adrenaliini otsimine ka vaata, et see on nagu väikest viisi nagu ekstreemsport et kuigi mingi osa sinust ei taha seda teha ja siis sa saad piisavalt mõnusa laksu seda tehes, et sa nagu, et tegelikult tahaks veel. Mul on üks asi veel, mis ma tahaksin rääkida. Et kuna ma ei tea mitte midagi sust, eks ole. Tere, meeldib. Et siis ma natukene vaatasin seal Comedy Estonia lehe pealt ja siis seal oli öeldud sinu kohta, aga sa vist ise ütlesid seda enda kohta, et sa teed nalja nende teemade üle, mida inimesed mõtlevad, aga välja ei julge öelda. On mul õigus? Oli midagi sellist kirjas seal? Kas sa oled üldse vaadanud seda lehekülge? Ausalt öeldes mitte. See on mingi suht vana see, et eks sinna jääb juurde see ka suur lahkuminek, et me otseselt ei ole Comedy Estonias enam. Ma räägin, ma ei tea mitte midagi. Aga samas, see on üliaus, et tegelikult kui sa googeldad mind, siis üks esimestest asjast, mis tuleb, on Comedy Estonia see koduleht, kus kunagi me olime nii-öelda nende all, aga me ei ole mingi tülis ka ega midagi, aga need profiilid on kuidagi sinna hängima jäänud, sest on nagu see, et mul ei ole enda isiklikku kodulehte ka, vaata, et las ta kuskil seal olla. Et seal on, pildid on tõenäoliselt suht vanad ja kõik see mingi tutvustav tekst, mis seal on, kui ma õigesti mäletan, see oli suht see, et tegelikult ükski koomik väga ei taha endast rääkida. Ma ei tea, see on nagu veider formaat, nagu, et kui sa pead ise, et täna hirmnaljakas, äge tüüp, mina. Et ideaalses maailmas sa tahaks olla lihtsalt nagu see lahe tüüp, et kelle kohta keegi ei teagi, aga siis kõik maagiliselt ostavad. Aga reaalmaailmas see kahjuks ei toimi nii, et keegi ei tea, kes oled ja siis nad on, aga peaks minema. Aga siis meil oli selline kirjutamisülesanne, kuna keegi ei tahtnud otseselt enda kohta kirjutada, siis me tegime see, et kõik koomikud kirjutavad mingid väiksed nupud kellegi teise kohta ja siis lõpus seal oli üks kontoritöötaja, kes sellest suurest tabelist pani nagu kokku, et see tunduks nagu mingi tervik tutvustus ja
ma ei tea, kas keegi meist nagu ülirahul nendega oli, aga see oli rohkem selline, et ma lugesin, väga tore lugemine oli. Või no ma lugesin ainult sinu lehekülge, ma ei tea, mis Dresden ütles seal. Seal ongi võib-olla see, et noh, ega endast mingi pilte vaadata ja nii on ka ebameeldiv, et samamoodi mingi enda tutvustust lugeda, nagu, et noh, see mulle ei meeldi, aga ma tegelikult ei oska öelda, kuidas ma ise ka kirjutaks. Okei, nagu kuna te läksite sinna huumoriklubi alla ja sina otseselt just asutasid selle huumoriklubi nii-öelda sealt krediidiinfost või kuskilt ma lugesin, et seal on sinu meil on nagu avalikult üleval. Kas sul on ka... Otseselt tegelikult meil nagu seda keha ei ole, meil on see, et räägime siis raamatupidamisest. Et see huumoriklubi asi on meil rohkem nagu sellise brändi või nagu grupi nimena praegu. Ja tõenäoliselt, mida sina vaatasid, on see, et kui minu tuur on müügis, siis seal on see, et korraldab huumoriklubi, aga kuna ma kasutan seda nime, aga tegelikult paberimajanduses sa pead teater peab kellegi lepingu sõlmima, siis ma kasutan enda firmat, mille ma vastumeelselt tegin, sest tuleb välja, et sa ei saa Eestis muud moodi. Tuleb välja, et eraisikuna on üliraske nagu firmat või tähendab teatrisaali rentida ja siis pileteid müüa. Millegi pärast sul on firmat vaja selleks. Kes selle firma nime välja mõtles? Selle ma võin uhkusega öelda, et mina ise. Et see see klassikaline, et kui kõik pidid enda need ettevõtted tegema, et leida see piir, et kus me ei läheks liiga pööraseks lihtsalt mingi naljakate nimede panemisega. Aga samas oli see, et midagi tõsist ei taha ka nagu otseselt panna, et lihtsalt mingi, ma ei tea, Mikael Industries OÜ, mis on ka tegelikult juba naljakas, et mingis mõttes on OÜ nime nagu isegi raske mitte naljakas panna. Jah. Mina tahan ühe küsimuse küsida. Siis oli veel see ka, ma ikkagi uurisin, nii. Ja siis ma vaatasin neid 4 videot, mis sul oli seal lehe, seal X-lehe peal. Et siis seal tuli välja kuidagi otsekohesus, ma ei tea, kas see on nüüd tõsisu puhul või ei ole, aga mul on ka nüüd otsekohene küsimus, et kas sa oled Kristiinest pärit? Sest ma kogu aeg näen ühte kiilakat venda Circle K's ja ma arvan, et sa oled sina. Ma pean kurbusega teatama, et ei, tegelikult ma olen Tartust pärit ja mingi esimesed 25 eluaastat vähemalt Tartus elanud. Siis ma ei tea, see on kaksik sul nagu. See on, jah, ei, selle kohta on mul juba tegelikult mingi aasta see naliga tehtud, mis on kuskil internetis üleval, et kuidas kiilaka mehena vaata, et mul ei olegi seda terminit selle kohta, vaata, et naljaks on öelda rassism, selle kohta see ei ole ilmselgelt rassism, aga nalja mõttes on alati naljaks öelda, et see on rassism, mida ma kogen, et kui palju mu sõpru on ka mul aastate jooksul saatnud pilte suvalistest kiilakatest meestest, et nägin sind täna siin või seal ja mingi, et sa pead leidma endas selle leppimise endaga vaata, et alguses sa et nagu, et issand jumal, see tüüp on nagu ilmselgelt minust, kas 2 korda väiksem või 2 korda suurem, tal on, ma ei tea, silmaklapp või midagi, et Aga see on ju väga hea reklaam sulle. Ei, põhimõtteliselt see on jah, nagu minu generatsiooni rahvale meeldib vaata droonide mängu tsiteerida ja seal oli see Kääbuse tegelase kuulus tsitaat, kus ta ütles, et siis kui sa mingi asja nagu omaks võtad, siis ei saa keegi seda sinu vastu kasutada. Et ma tunnen, et nii mina kui kõik teised kiilakad mehed, kelle eest rääkija ma nüüdseks olen, et see on see, et esimene faas ongi see, et nagu raske on võib-olla või sa tunned halvasti ennast selle pärast ja siis nagu, et kui inimesed panevad sellest puid sul alla, aga kui sa lõpuks hakkad ise selle teemal nagu nalju tegema, siis sa saad aru, et mina võtsin nagu kogu selle olukorra üle võimu ja mingist hetkest on see ka, et eriti kui sa oled koomik, vaata, on see, et okei, kui ma saan selle pealt naeru ja vaata, inimesed tunnevad, et kui ma adresseerin seda raha. Esiteks raha ja pluss on see, et ikkagi kui sa oled nagu stand-upi tegemas kuskil ruumis ja publika, siis vahepeal on mingid asjad, et sa nagu tunned, et need on õhus, on ju. Et näiteks, et oletame, et mingi olukord, kus sa mingi retsilt higistad, on ju, voolab. Ja kui sa kordagi ei maini seda, siis tegelikult ruumis on see pinge, kus kõik on nagu see, kas ta ise nagu saab aru, et ta nagu kogu aeg pühib oma silmasid praegu. Aga kohe, kui
sa nagu leevendad seda pinget ruumis sellega, kus sa kohe teed siis mingi kommentaari selle kohta, et ma tean, mis siin toimub, vaata, et Eesti suvi kuumalaine, ma võib-olla kukun kohe kokku ja et sa adresseerid seda, siis kõikidel on semas, okei, nüüd ma enam ei mõtle, see, et adresseeris, nüüd ma naeran ka selle üle, sest ta saab ise ka aru, ta on teadlik, me oleme samas ruumis, me oleme samas hetkes ja tihti on nagu selle kiilaspäisusega, see läheb umbes sinna ma samasse. Ma lihtsalt ei, ma tean, et see ei ründanud, aga sa panime korraks nagu ennast mõtlema, et see on, et vahepeal mõtled nagu, et laval, et okei, et noh, ma ei viitsi nagu iga aasta või iga esinemine kogu aeg mingit nalja selle kohta teha, aga siis vahepeal olid ikkagi, et vahet pole annab rahvale ka midagi, teeme selle kiirelt ära ja siis on olemas, siis see on nagu õlgalelt maas ja aga ei, see oli väga naljakas lugu sinu poolt, et sa mind oled korduvalt Circle'is näinud. jah, tundub, et vist siis ikkagi ei ole. Ma pean Tartusse Circle K-sse tulema ja siis hoidma silma. Ma ei ole isegi suur Circle K inimene. Võib-olla ma ei ole autoomanik ja toidu mõttes ma valiks alati mõne teise tankla kui Circle K. Mitte midagi isiklikku, lihtsalt mul on tunne, et Alexelas on paremad toidud. Ma mõtlesin, et Pääsküla Olereks näiteks või midagi šukest. Sinna ma olen paar korda sattunud. Et Olereks on Alexela järel number 2. Okay. Ja siis tuleb Circle. Kuidas sulle praegu Elroni sõiduplaanid meeldivad? Praegu on hästi. Moment täna, kui me räägime sellel ajahetkel on nad teevad seda klassikalist trikitamist. Et nad korraks hoiavad nagu siin selle jubeda graafiku peal ja siis kui nad hästi natukenegi paremaks lähevad, mitte sinna, kus olla võiks, aga natukenegi paremaks, siis saad juba, et okei, see on päris hea. Kuigi me eile just nägin, ma olin kuskil, scrollisin interneti sügavustes ja ma nägin kuskil mingit pilti, kus oli see, et Eesti raudtee aastal 1939 ja siis seal oli see kaart nagu, et kus liinid jooksid ja sa said aastal 1939 rongiga Eestis põhimõtteliselt igasse Eesti otsa linna ja siis toodi kõrvale, et aastal 2022 ja siis on see klassikaline Riisipere, Narva, Valga. Ja sa oled nagu, okei, et me oleme nagu 90 või 80 aastaga on rongiliiklus nagu halvem nüüd. Ja okei, ma tean, kohe tuleb mingi teadlik inimene, kes ütleb, et tegelikult Eesti suuruses riigis riik peab nii palju doteerima rongiliiklust väikse rahvaga, see ei ole võimalik, autod on kõige paremad. Ja okei, kui me numbrid kokku lööme, siis tõenäoliselt ongi. Aga see on kurb. Mulle meeldis vaadata seda 1939 rongi nagu graafikut mõtle, kuhu sa saaks rongiga igale poole, see on unelm ju. Ja. Ma lihtsalt jälle ütlen, et ma jälle ei jaga, millest te räägite, ma sõidan autoga. See ongi inside nali ses suhtes. Ja sa pead rohkem autismi spektrisel olema, et sa mõistaks rongi jutte. Et kuidas Elron suudab kõik asjad alati siis ära keerata, kui nagu kõik on juba hästi. Arvatavasti suvel tulevad jälle mingisugused graafikumuudatused, kus ei saa nagu rongiga normaalselt sõita. Eks see raudtee on nagu see Tallinna linn, et see ei saa kunagi valmis, et kohe, kui ta ühest otsast on korda tehtud, siis hakkab teisest otsast uuesti ja siis ta on selline lõputu. Kas sa sellepärast Tartusse kolisidki? Tegelikult ma kolisin Tartust ära. Ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub, ma ei ole üldse kursis. Seda toredam ongi. Ei, tegelikult ma sündisin Tartus, elasin Tartus kuni, ma ei tea, 25. eluaastani või umbes nii. Ja siis Tallinnasse ma kolisin tegelikult elukaaslase jaoks, kes elas Tallinnas. Ja tagantjärgi see oli nagu karjääri ja nagu praktilise elu mõttes ka hea valik, sest paraku kahjuks või õnneks stand-up on väga seotud sellega, et kus kohas inimesed on. Et isegi kui sa koomikuna tahaks nagu Jaan Tätte elu elada kuskil Vilsandil, siis see ei läheks selle karjääriga kokku. Et Tallinn on Eestis ikkagi ilmselge valik, et kui sa tahad stand-upi teha, siis see koht, kus 500 000 inimest umbes miljonist elab, siis see on no-brainer. Mul praegu hakkasin mõtlema, et kas sa mäletad oma esimest korda, kui sa stand-upi tegid? Väga selliselt ähmaselt, aga jah, see oli mingi 2011 november ja siis ma mäletan seda, et mul olid juuksed veel niivõrd kuivõrd ja... Sa ei pea seda ma ise olen ka taha kiilakas. Nüüd sa hullud kahetsid, et sa teemaks teid selle, kuidas ta tunni jooksul iga teema sellega sidus. Aga
ja ei, esimene kord ma mäletan on ikka päris hull see, et ma mäletan, et mu jalg nagu konkreetselt värjas nagu see multikääne seal, et see kontrollimatu, et kus ma ei tee seda teadlikult, aga üks jalg käib kogu aeg niimoodi. Ja noh, vähemalt ma üritan tagantjärgi aus olla, et alguses ma päris täpselt ei saanud aru, mis stand-up on, seega mul esimesel esinemisel ja ma võin tagantjärgi öelda, et see oli mu ainus kord, kus ma olen teinud nii-öelda varastatud materjali, sest esimene kord, kui ma open mic'ile läksin, ma veel päris täpselt ei saanud aru, et see on see, et noh, see on see koht, kus sa kirjutad ise ja esitad ise. Sest mul oli siis, noh, õnneks tagantjärgi, mis oli kaval, mida ma tegin, ma võtsin võrdlemisi tundmatu mingi Kanada koomiku paar nalja ja siis tegin neid ja siis olin ülirahul, et need naerud said. Aga mul oli esimene kord selline 50-50 paar oli enda mõte, et paar oli varastatud ja ma tagantjärgi tunnistan selle üles, aga enda kaitseks ma ütlen, et juba teisest korrast alates ma olen teinud ainult enda mõtteid. Kas sa esimest korda tunnistad seda üles? Ma võib-olla olen varem ka, ma arvan. Aga okei, aga teeme siis nii, et täna sa ütled ka midagi, mida sa ütled esimest korda. See on minu puhul väga raske, kuna ma olen oma sõbra Harimatiga tee mingi nali, mida sa ei ole kunagi öelnud. mida me ei ole kunagi, nali, mida me ei ole kunagi öelnud, sellist mul ka ei ole. See raskus ongi see, et mingis mõttes mugav, et mul ei ole nagu eriti saladusi seoses sellega, et kuna me oleme enda podcasti teinud mingi 200+ episoodi, mis on 3-tunnised ja mille kogu algne kontseptsioon oli see, et me lihtsalt oma vahel räägime nagu kõik asjad südamelt ära, siis lõpuks me oleme välja rääkinud asju, mida me ise ei mäleta ja tagantjärgi tõenäoliselt, et ei oleks pidanud rääkima ka. Ja et see oli mul nagu suhtesse astudes oli ka mingis mõttes raske, sest mu praegune elukaaslane, enne kui me tutvusime, ta juba kuulas nagu seda podcasti, mida ma tegin, ja siis kui üritad vahepeal mingit enda arust ägedat lugu kohtingul rääkima hakata, siis ta on poole pealt mingid, ei, tegelikult ma olen seda kuulnud. Ma tean seda. Okei, no ju siis sina räägid ainult, sest mul on tunne, et minu osa on sul kõik teada juba, et ju ma siis kuulan. Enne sinuga kohtumist oli juba terve aasta jagu juttu ära kuulatud. Vähemalt pluss oli see, et midagi kompromiteerivat ei saanud enam välja tulla. Et tal ei ole minu kohta midagi, mis saaks kogemata välja tulla. Et vähemalt ma tean, et siis ta on õigetel põhjustel minuga koos ja ma ei saa midagi teha, mis teda ära ajaks, sest kõik need asjad on juba maailmas väljas ja ta on teadlik. Ehk siis sul on tervislik suhe? Ma arvan, selles suhtes. Me ei pea väga sügavaks minema. Ei, ma usun, et kindlasti, ma ise tahaks loota küll, aga ma usun et kui ma läheks mingisse teise teraapia saatesse, siis hakkaks sealt välja kooruma mingeid asju ja siis see on probleem tegelikult. Mulle iseenesest meeldis see. Vahe. Teie podcast, kui sa juba rääkisid, siis teie podcasti nimi on see Tussisööjad, et piiksutage seda. Tsensuuritud kõrgkool. See on ikkagi hariduslik ja kogu pere sõbralik saada. Et kas sa ise ei tunne, et viimasel ajal on nagu see temaatika täiesti teise kohta läinud, et mingi, et vanamehed torisevad MyFitnessist või rongigraafikutest või trammigraafikutest? Jälle ei saa midagi aru. Riietusruumidest. No uutele inimestele kiireks ülilühike taustinfo on et siis, kui me kunagi podcasti alustasime, siis me rääksime, kuna me olime ise ka nooremad, siis ta algas sellisel hullult mingi seksi temaatikal ja siis mingi esimesed, ma ei tea, 3, 4, 5 aastat oligi see, aga suht siis, kui meil see 30 eluaasta ära lõi, siis oli veid see, et vaatad neid kuulajakirju ka ja kui see on jälle see, et keegi kirjutab oma süütuse kaotamises, saad nagu see, et me oleme 5 aastat täpselt neid samu kirju lugenud, et ma ausalt öeldes ei oska öelda, kas me oleme seda lugenud või ei ole. Ta näitab siin, et see on uus kiri, aga ma olen suht kindel, et ma olen lugenud seda juba. Ja siis mingi, et saad aru, no kaua me räägime sellest, et kui siis inimesed süütuse kaotasid, mul on tunne, et me oleme iga nurga alt selle läbi rääkinud, me oleme kõikide kogemustest rääkinud ja lõpuks, et kui sa oled juba mingi baasarvu neid kogemusi kokku pand, siis kellelgi ei ole väga uudset kogemust. Ja siis
siis kuidagi orgaaniliselt läks et siis me hakkasime lihtsalt omavahel rääkima ja lihtsalt osalt sellepärast, et ei taha kogu aeg vanu teemasid üle käia ja teiseks, et mingil määral on endal ka nagu see huvi kadunud, on ju, et me oleme nagu uuel tasandil nüüd, vaata, me oleme aseksuaalsed. Aga pigem võib-olla et on tundunud, et see teema on nagu nii igast otsast juba läbi tehtud ja nagu, et mingis mõttes peab kuskil suunas liikumine olema, on ju. Et see on see klassika, et kui inimesed on bändide peale pahased, vaata, et mulle meeldis Mumford & Sons siis, kui teil see banjo oli, et mis mõttes nüüd on elektrigitarrid ja sünt, on ju. Aga samas me tegime 2 albumit banjoga ära ja kui me ei viitsi 3. täpselt sama teha, et me ei suuda, nagu me ise sureme sisimas siis. Ja sellepärast me oleme ka kuidagi, et see ei ole kindlasti nagu selline läbiräägitud või mingi reitsilt teadlik otsus olnud, et kus me üks päev vaatame endale 2 otsa, oleme enam seksist ei räägi. Aga lihtsalt kuidagi sisimas on see, et räägime millestki, mis meid täna ennast huvitab ja mis momendil viimased 2,5 aastat on olnud, MyFitness. Ma ei tea, mis sellega on. See on võib-olla parem ka, et sa ei tea. Hoia ennast. Okay. Nojah, ma siis juhin edasi siis meid tundmatule maale. Lõpetage, ma tahaks midagi teada. Et ma enne ütlesin, et mina ei tea mõhkugi, sina tead liiga palju, aga miks sa tead nii palju? Tunnist üles. Sest et 6 aastat tagasi, või nüüd juba käib 7. aasta vist veel või? Siis ma hakkasin... Ma arvan, et sul võib õigus olla, et 7. hakkas nüüd. Jah, sest et te just tähistasite novembris suure laiviga tähistasite 6 aastat tussisaid põhimõtteliselt. Ja mina kunagi siis... noore roheline, kui ma gümnaasiumist käisin Vembu-Tembumaale tööle, siis mul nagu mitte midagi muud ei olnud kuulata ja siis ma järsku, vend ütles, et väga äge ja siis hakka ralli pihta. Panin peale selle ja siis senimaani ma siis pole lõpetanud selle kuulamist. Ikka veel kuulad, kogu aeg praegu käib. Konstantselt kogu aeg on kõrvas. Ei, tegelikult kui ma nagu magama jään, siis natukene aitab rahuneda maha ja kõik see. Aga nagu ta on hea selline mõnus kuulamine, kus 2 sõpra lihtsalt räägivad elust ja olust. Kas see on nii hea, et sa nagu laseksid oma lastel ka kuulata seda? Kindlasti. See on seksuaalhariduslik, nagu nad ise on öelnud seda. Selge. Mulle meeldib see kontrast samas, et sõitsin Vembu-Tembumaale ja siis kui... Ja just see saate nimi siis, kui Vembu-Tembumaale sõidas, need on nagu 2 asja, mis on väga ilus, et need kokku käivad. Et midagi muud ei olnud lihtsalt kuulata või nagu teha sellel ajal, kui sõitsid rattaga rongi peale ja siis rongiga ja siis rongi pealt sõitsid veel rattaga ja siis oli tore kuulata. Täpselt. See on mis me oleme ise ka nagu selle tegemise käigus nende aastatega õppinud, et alguses selles suhtes see, et me hakkasime tegelikult enda jaoks tegema, me üldse ei eeldanud, et see kuskile läheb, see oli nagu see, et 2 see oleks naljakas, on ju. Me tegime seda suht sama stiilis, nagu mingi 2 sõpra teeks YouTube'i mingi veidraid videoid ja siis need on üleval, aga nad ei eelda, et see MTV-sse jõuab mingi päev. Ja siis korraga mäletan mingi, et nagu Harri hakkas mulle neid numbreid näitama ja siis nagu järjest tõusevad, see, et okei, see küll enam ainult meie sõbrad ei ole. Et see ja siis aastatega ongi see, et mis nagu kui, et alati nagu lahe ja meeldib muidugi kuulatavat, kui sa mingi kirju või kui keegi ütleb, on ja siis neid mingi klassikas, et ma siin 2 aastat Austraalias farmis ja tead, kõik osad 4 korda läbi kuulatud, sest mul on 8-tunnised päevad ja lihtsalt kuna siin ma ei kuule eesti keelt ega räägi kellegagi, siis mulle lihtsalt meeldib see, et ma panen teid kõrva ja siis sõidan traktoriga ringi põllu peal ja et te olete nagu minu igapäevane kaaslane ja siis on nagu see, et okei, et see on nagu asi, mille peale, kui me tegema haksime, ma ei oleks kunagi mõelnud selle peale, et see on see, kuhu see jõuab
aga mingis mõttes üliloogiline, sest ma ise tegelikult nüüdseks tarbin ka podcast'e suht samamoodi, et kui sul on vaja lihtsalt mingit tegevust teha, aga see, et sa ei pea 100% oma aju kasutama ja siis sul on mingi asi käib taustaks ja ma ei tea, iga päev ei jõua muusikat kuulatavad, see on kuidagi väsitav, on ju, väga tänapäeva esimese maailma probleemid. Ma ei kuule enam üldse muusikat. Ma väsisin nagu nii ära sellest. Vabandust, ma segasin vahele. Küta. aga selles suhtes see, et see ongi nagu äge, et samas ma mõistangi inimesi, kes vahel ütlevad, et kui ühed on ju, et kuula seda, teist, kolmandat podcasti ja siis see leer inimesi, kes on see, et kust te selle aja leiate, et te üldse teete eludega midagi või et kus iga 1-3 tundi ja siis ongi täpselt, aga see ei olegi mõeldud selle tegevusena, et keegi istub kaminetama ja ta on 3 tundi päevast vaid kes jalutab koera, kes paneb autoroolis taustaks käima, kes täpselt, kellel ongi füüsiline töö ja midagi saab taustaks kuulata. Et tõenäoliselt see teeb selle töö ka nagu talutavamaks või meeldivamaks, et mõtle, kui see peaks lihtsalt traktori peal olema ja 8 tundi kuulama ainult traktori häält. et tõenäoliselt ma arvan, et vaimse tervise mõttes podcastid on võib-olla isegi nagu aitavad sul seal karjääris nagu kõik korras hoida kupli all, kui midagi saab vähemalt käia. Aga on nii-öelda head tagasisidet tulnud, aga kas on nagu negatiivsed ka tulnud? Heiti? Ma arvan, et kindlasti, et eks ma olen ise üritanud juba nagu aastaid tagasi seda teha, et ma nagu väga kommentaare kuskil otsima ei lähe, et jah, et ma vaatan meie meiliaadressit ja et kui kuulajad päriselt meile kirjutavad, aga jällegi, et kui mingid asjad on kuskil internetis või mingi uudis tuleb meie kohta, siis nagu ma olen kindlalt inimene, kes ei lähe neid kommentaare lugema, et ma pole juba mingi 5 aastat isegi YouTube'i videotel läinud nagu kommentaare lugema, sest ühest käest mul on kahju, sest ma tean, et see on nagu paar tükki, mis on nagu võib-olla konstruktiivsed, päriselt head, et ma tahaks võib-olla isegi läbi lugeda, vastata selle südame panna, mida iganes. Aga lihtsalt ma tean, et psühholoogiliselt mulle endale, et isegi kui ma heade kommentaaride meres näen nagu 2 halba, siis need jäävad mulle nii kauaks hinge, et ma lihtsalt pean nagu ise eemal hoidma ennast sellest. Aga arvestades seda, et mis meie nagu podcasti nimi on ja see, et me ei ole tõsine mingi finantsvabadus või kinnisvara juttude podcast, siis pensionärid lendavad laividis. Ma võin juba ette ennustada, et inimesed, kellele me ei meeldi, et mis need kommentaarid on, et ma ei usu, et keegi neist, enamus neist on sellised, mis ma suudaks ette ennustada või sa saaks lasta ChatGPT-l ka teha ja see oleks nagu, et see on kas tehisintellekt või päris inimene, ma ei tea, et ütle halb asi tussisööte podcasti kohta. Aga ma liiguks tagasi sinna stand-upi juurde, et mis on sinu kõige parem stand-upi kogemus, kui sina laval olid? Kus, mis seal juhtus, miks see kõige parem oli? Mis kõige parem oli? See on keeruline küsimus nagu. See läheb minu jaoks suht sinna samasse kategooriasse, vaata, et kui küsitakse, mis su lemmikfilm on, et mul pole kunagi olnud, et kuidas sa otsustad nagu ühe, vaata. et maailmas on ülipalju, ma võin öelda nagu see, et mis viimase nädala head filmid on, mis meelde on jäänud, aga see, et mingi terve elu peale sellist ühte, et ma ei tea, kas see on tõenäoliselt mul vedanud äkki sellega, et piisavalt häid kogemusi on, et raske on nagu ühte välja tuua, et erinevat moodi on mitmeid nagu häid olnud, et aga sellega on ka jälle see kuri psühholoogiline kiiks, vaata, et üksikud halvad jäävad sulle palju kuidagi värskemalt meelde ja igavesti ja detailsemalt. Need head mälestused, mida on palju rohkem, on kuskil ähmaselt taga. Ei, ükskord vist läks hästi, aga ma võin sulle öelda, mis jube oli. See on küll, jah. No mis siis jube oli? No klassikalised jubedad on ikkagi olnud see, et kui ma kunagi veel eraüritusi tegin, et see on see
see on see vana aja teema, millega ma alati kaaskoomikute nagu turgu veits solgin, vaata, aga mul on endal nagu lihtsalt või noh, ma eeldan, et tegelikult kõikidel koomikutel on see, et su kõige halvem stand-upi kogemus tõenäoliselt tavaliselt on seotud mingi eraüritusega, et kas see on mingi firmapidu, mingi veider sünnipäev, kuhu sind kutsuti. Aga ja samas ma saan ka aru sellest, et mingis mõttes need on nagu vajalikud, on ju, et seal on see, et isegi kui sa vahepeal sa lükkad neid hindasid lihtsalt nagu pulli pärast, et nagu sa ei julge öelda, et ma ei taha teha, seega sa viskad mingi absurdse hinna, ütled, et ma loodan, et ütleb ei, ma loodan, et ütleb ei. Ja siis, kui sa saad päriselt see, et davai, teeme ära, ja siis saad, okei, nüüd ma pean tegema. Et ma tean juba ette, et see läheb halvasti, ma küsisin absurdse hinna, ja siis nad ütlesid, jaa, aga mul on seda raha kindlalt vaja. Seega nüüd ma pean kuidagi endas selle alla suruma. Ja minu selline formatiivne eraürituse trauma oli ikkagi kuskil algusaastatel, kus tagantjärgi ma ei oleks kindlalt pidanud nagu too hetk kellegi sünnipäeva tegema minema, aga jällegi see, et kui kutsuti ja pakuti raha ja too hetk oli raha vaja, tegelikult siiani on siis sai meil kõigil jah, et see ongi see raske osa, et sa ei taha üldse teha, aga siis on nagu see, et majanduslikult, kuidas ma põhjendan seda, et mul on pärast südamel halb olla. Samas kui sa mõtle, kui palju ma süüa saan. Aga see, mis jääb mulle alati meelde, on tegelikult see, kelle sünnipäev see oli ja kes kutsus, ta oli nagu ülimõistev, üli tore inimene ja tagantjärgi mul isegi lihtsalt ise kahju, et ma nii nagu algajana nagu sinna läksin. Aga jah, mis nagu sünnipäevade puhul minu kogemusest on alati olnud, et see, kes kutsub talle nagu justkui meeldib, aga see on alati see faktor juures, et seal on tema sünnipäeva külalised, keda ei huvita see teema. Ja nüüd, too konkreetne oli see, et ma olin Tallinna kesklinnas, ütleme, uhkemat tüüpi korteris, kus oli selline edukad täiskasvanud inimesed ja siis sünnipäevalise lapsed olid ka seal, kes olid, ütleme, alla 10 mõlemad. Ma nagu täpsemalt ei mäleta, aga nad olid ikkagi väiksed lapsed. Ja siis mul oli algus juba, et nad on ka või? Ja siis ta ütles mulle lihtsalt, ära stressa vaata, et nad on kuulnud hullemaid ka asju, kui mida sina ütled. Me täpselt ei tea veel, mida ma ütlen, nii et mul oli, et kindel või, sest mul nagu konkreetselt on, et ma olen nii alustav koomik, mul ei ole siin sulle teha, et siin on mu 15 puhast materjali, siin on peresõbralikku ja siin on räpast, ei, mul too hetk on ainult see 10 räpast, mis mul on ja see on ainus, mis mul on. Ja siis see paanikoog, kus sa lihtsalt seisad kellegi elutoas ja sa oled koomikuna nii harjunud, et tavaliselt sul on mikker vähemalt ja nii tihti on, kui sa oled kellegi kodus sünnipäeva tegemas, neil ei ole, et ma toon kaabli siit, vaid see on see, ei, me oleme mu elutoas, seisa laua otsas ja siis on alati see esimene paanikoog, et okei, mis ma kätega teen, sest ma nagu kõik esinemised, mis ma olen teinud, mul on lihasmälus see, et mul on mikrofon ja vaba käsi ja see mikrofon alati nagu mingi selline turvaelement või pidepunkt. Aga nüüd, kui sa lihtsalt seisad kellegi elutoas ja sa oled kätega terve aeg nagu, et ja sa oled, miks ma kätega nii teen, aga siis on, okei, selja taga on veider hoida ja siis jäädki mingi veideraid asju kätega tegema. Ja siis, kui sa seisad seal laua otsas ja seal on 10 nagu edukat täiskasvanud inimest ülikondades, kes pooled neist ei julge sulle ka otsa vaadata, sest see on nii halb vaata, et neil on nagu see neil on see kõrvaltseis ja cringe nagu, kus ta vaatab lihtsalt oma taldrikute ees nagu enda ja sa nagu tunned õhus seda, kus tema peas käib see, et ma loodan, et see ei kesta väga kaua. Mul on halb ja mul on halb tema pärast ka nagu. Ei, sa oled ise lihtsalt okei, 10 minti, ma pean 10 minti lõpuni jõudma. Ja kuna see oli algus, siis ainsad, mis mul olidki nagu ümber augu mingid naljad on ju, ja siis vaatad korraks diivani peale, see on need 2 väikest ees. Ja ma pean nende laste kaitseks ütlema, et nad olid tollel sünnipäeval minu kõige paremad publikuliikmed. Neile nagu hullult meeldis. Need augu ümber naljad. Ja ma ei ole kindel isegi, kas nad said aru, mis ma ütlesin, või nad lihtsalt naersid iga kord, kui ma ühte teatud sõna ütlesin. Aga ütleme nii, et kõige suuremad naerud ma sain nende käest. Ja siis pärast see on nii halb tunne ka. Mis trauma neil?
ma arvan, et neil oli tore, ma olen see, kes kõige suurema trauma, see oli mina ja see tüüp, kes oma taldrikut vaatas. ma arvan, et aastal oli best time ever. Ja see, et kui see on läbi, siis et kuskil sinna teise tuppa hakkad ära minema, siis sa pead nagu raha sellest vastu võtma. Ühest käest sul on nagu see, et see ei olegi, see on sulle kindlalt nagu väärt seda, aga siis on nagu see, et okei, kui ma raha ei võta, mis ma tulin nüüd lihtsalt nagu elukestvat traumat saama, mitte midagi. Ja ma tulin veel bussiga Tartust Tallinnasse ka selle jaoks. Ehk siis tagasi, viimase bussi Tartusse ja vaatad seda aknast välja ja siis, et okei, vähemalt selle nädala toiduraha on selle hinna eest teenitud, et ja mis hinnaga on ju? Jah, et mingist hetkest ma olengi, nüüdseks ma võib-olla suutnud juba mingi 3-4 aastat nii olla äkki, et ma ei ole eraüritusi teinud. Ja see on nagu raske, nagu osad inimesed reaalselt solvuvad. Kui on nagu tule meie firma peole, siis ma üritan öelda, et asi ei ole teis, asi on minus. Aga ma võin soovitada teisi koomikuid, kes teevad neid. Mis mõttes ei tee? Lihtsalt nii kõva vend olegi, et tasuta raha ei taha. Ja mulle meeldib see, kus alati öeldakse tasuta raha, mis on nagu, see ei ole tasuta raha. Nagu, ma saan su pointist aru, et jah, et kui me ütleme, et see kõlab küll absurdselt, kui sa ütled, et ma teen 20 minti nalju ja see on see summa, ja siis kõik on nagu 20 minuti töö eest. Ma ei tule riisuma 20 minutiks. See 20 minti on mingis mõttes, siia läheb juurde, see on umbes nagu disaineri tasu, et sa ei maksa disainerile tegelikult selle eest, et tal läks mingi asja tegemiseks 5 minutit, vaid sinna hinnakirja juurde läheb see, et tal on see tarkvaralitsents olemas, see, et ta oskab seda üldse ja need 10 aastat, mis ta on valdkonnas veetnud ja õppinud oma kogemused välja. Aga et mingis mõttes on jah, et koomikute selle eraürituste hinnastusega on sama vaata, et see ei ole nagu nii üks ühele lihtsalt tunnipalk, et jah, kui me võtame nii, et 20 mindes see summa, nagu mina sellist tunnipalka saaks, issand jumal, ma oleks Eesti rikkaim mees. Jah, aga ma ei tee 8 tundi päevas, nii et mul tiksub see summa. Aga kui sul on mingid soolo stand-upid või midagi, kaua sa valmistad ühte etendust ette või kuidas sa nimetad seda? Praegu näiteks palju kunagi sul läks, siis kui sa plagiaati tegid, aga palju praegu see esimene open mic, kuhu ma läksin, tegelikult võib-olla läks isegi kauem selle leidmisega, et kelle asju ma teha võiks. See oli pikk otsimistöö. Aga põhimõtteliselt ja nüüdseks, kui ma tuurile lähen, siis selle nii-öelda tunni valmis saamine on umbes ümardatult läheb aasta. Aga ideaalis ma arvan, et tahaks seda perioodi vahepeal ka nagu pikemaks teha, et jällegi olenevalt, et see on selline jälle nagu loov protsess, vaata, et see on nii raske nagu sellist ajalist seda panna, et samamoodi ma ei tea, et kui sul on kuskil agentuuris copywriter, et kuidas sa paned tema töö nagu tunnitasu alla, sest jah, nagu see, mis ta tund aega vaatas aknast välja, keerutas pastakat ja ei tund ja kui tegelikult pärast Prismas olles tuli see slogan, siis sa ei saa öelda, tegelikult võttis 30 sekki ju. Aga et eks ta veits oleneb nagu aastast ka, et see on nagu sellist kindlat ei ole, et vahepeal võibki olla mõni kuu, kus sa käid open mic'ile, proovid ja siis kuu lõpus oled, kurat see kuu tegelikult miski ei töötanud. Et ma proovisin asju, seal kuskil midagi on, aga ma ei, lihtsalt praegu nad ei ole valmis. Et tegelikult on jah, natuke selline voolav ka, et iga aasta, kui ma lähen tuurile, siis tihti on see, et need ei ole tegelikult ainult viimase aasta naljad, vaid vahepeal, või tihti on seal mingi algusaegadest mingi mõte, mida ma kunagi proovisin ja siis see on nüüd hiljem sahtlist välja tulnud ja nüüd ma olen talle päriselt lõpu välja mõelnud, et alati on ka mingi ports materjali, mida sa oled kunagi korra proovinud, mingi osa tööle saanud, aga jällegi kuskilt jääb nagu katki ja on nagu see, et ta ei ole nagu seal, kus ta olema peab, et ma seda võib-olla panen kuskile mis iganes folderisse ja mõne aasta pärast vaatame uuesti. Aga viimastel tuuridel jah, ma ütleks umbes aastaga olen selle tunni kätte saanud aga jah, jällegi ma ei eelda seda, et ta pikas perspektiivis nagu püsib niimoodi. Et kindlasti momendil on kasuks see tund,
et koroona oli nagu mingis mõttes paus. Et noh, rahaliselt see ei olnud kasulik, aga aga mingis mõttes loominguliselt oli see, et mul jäi sinna ikkagi, et 2019 ma mäletan, ma tegin enda tuuri ja mu järgmine enda tuur oli 2022. Et siis oli nagu 3 aastat vahet ja nüüd ma olen teinud 2022, 2023 ja siis see aasta, et nüüd ma olen jällegi nagu aastaste vahedega, aga see on natuke ka selle koroonapausi pärast, sest mul jäi too hetk nagu sahvrisse piisavalt asju, mis on kõik ühte või teistpidi nüüd jõudnud nende viimaste aastate omadesse. Oota, sul on praegu ka tuur või? Jaa, või noh. Tuleb. Kuna see välja tuleb? Siis, kui tuur käib juba. Siis, kui tuur käib. Igatahes maikuus, jah. Ma olen põhimõtteliselt üle Eesti liiga palju, et meeles pidada, mis kuupäeval kus. Et maikuu jooksul, mina teen ainult seda, et mul on maikuus 24 esinemist, mis ma pean ära tegema. Linnasid on mingi 15 äkki ja piletid miikalmeema.ee, mis kaamerasse ma ootan, miikalmeema.ee. Nendel tundidel on hästi sellised imelikud nimed on, või nagu see lihtsalt, et on nagu lood ja ka, et noh, et kui me võtame teisi, siis teistel on mingisugusne temaatika olnud, nüüd sinul on ka selline huvitav nimi viimasel tunnil mingi. Rääkige lähemalt nüüd, ma jälle ei jaga. Põhimõtteliselt minu aasta 2024, kui te vaatate järgi seda aastast 2025, see oli salvestatud 2024. Minu selle aasta tuuri nimi on Peaingel Miikael ja pigem see on see klassika, et enamus meist Eestis vähemalt teevad sellist, mida mina kutsuks Ameerika stiilis stand-upiks, mis on see, et tegelikult see on lihtsalt tund aega nalju, on ju, siin ei ole läbivat narratiivi, et rohkem see stand-upi stiil, kus võib-olla selle solo show sees on mingi läbiv see, et noh, lõpust on nagu ja noh, nii ma saingi meheks või noh, mis iganes asja sa ehitad siin ümber. Et see on rohkem Inglismaal ja UK-s levinud. Veits seotud nende selle mingi fringe'i festivalide kultuuriga ja seda, et kus mingi hetk neil oli seal kuskil mingi käsk või klausel, et stand-upi tunnid peavad natuke omama mingit kindlat struktuuri või? Jah, et see ei oleks noh, lihtsalt naljad on ju, aga enamus Ameerika koomikud on ikkagi see, et isegi kui see Netflixist vaata, et see on tegelikult noh, on ju, mõni neist võib üritada vahepeal nagu tekitada seda illusiooni, et nagu, et just kui ma olen, noh, need on kõik seotud, aga tegelikult kui sa väga analüütiliselt vaatad, siis on lihtsalt nali ja lõpus ka nali. ja siis tund aega on ju. Ja see on see stiil, mida ma ütleks, et kõik või vähemalt enamus meist Eestis ka teevad. Ja pigem nende tuuri plakatite ja tuuri nimedega ongi see, et endal on vahepeal lõbus lihtsalt mõelda mingi asi, mis eristuks. Ja veits, et nagu publikule ka nagu anda see signaal, et see on uus, on ju. Too mulle näiteid, mis sul olnud on, mis tuleb? 2022 mu tuuri ja tunni nimi oli Lood, sest ma, noh, jälle see, et mul oli vaja mingi nimi panna ja siis mõtlesin, et okei, et noh, mul ei ole siin mingit läbivat sisu, siin ei ole mingit temaatikat ja siis mõtlesin, Lood oleks, noh, põhimõtteliselt see ütleb, mis see on. Sest ma räägin seal umbes mingi, ma ei tea, 10 sellist pika formaadi nalja, mis on tehniliselt lood, on ju, aga siis jah, see iga lugu koosneb igast väiksest naljast, on ju, aga noh, põhimõtteliselt need on nagu 10 lugu ja siis noh, mis ikka, panem nimeks Lood. Ja siis eelmine aasta ma panin tuuri nimeks Balderian, sest tundus nagu selline kuidagi tabav sõna või jällegi, et noh, mõtlesin, noh, enda peas nagu visualiseerisin, okei, kui plakati peal on kirjas Balderian, on ju, minu nimi seal, see on nagu see, et okei, tehniliselt võib-olla töötaks, midagi on, et kui keegi ütleb kellegi, et lähme seda Miikali tuuri vaatama, mis nimi on Balderian, buum, on ju. Ja see oli lihtsalt, noh, et kui ma üritasin sinna taha sellist EKA tudengi stiilis vaata, et see on see selline tongue-in-cheek nagu EKA tudengite stereotüüp, mis mul on, vaata, et kui minnakse EKAsse, siis nad
veedavad hästi palju aega mitte selle praktilise sellele, et noh, kuidas see teost teha, vaid suur osa akadeemilisest teekonnast on see, et kuidas kirjutada see essee, mis käib selle teose kohta. et koolis põhiliselt õpetatakse seda, et kuidas sa põhjendad selle maali ära sellise 10-20 leheküljelise akadeemilise mingi tekstiga, kus sa saad kasutada sõnu diskursus ja fragmendid ja no mida iganes. Et noh, tegelikult iga minu plakati see taust on lihtsalt, kui ma aus olen, et noh, tundus lahe sõna, kujutasin mingi visuaaliga koos võiks töötada. Aga noh, Balderenil ma enda peas lisasin siis selle juurde või et kui kuskil oli vaja öelda, et noh, et kuna inimesed on minu kohta alati öelnud, et ma olen ülirahulik, flegmaatiline inimene, ja siis ma ütlesin, et Balderenil on see konnotatsioon, on ju, et Baldereni tilgad teevad sind rahulikuks. Ja kõik kassid olid ka kohal, on ju? Jaa, ma natuke üritasin kassipõhist promoga teha. Tundus, et ei läinud vairaliks eelmine aasta. See oli see Baldereni purk seal kuskil müügis või? Ja Mattias Naan tegi mulle päris hea kingituse, kus ta leidlik mees mõtles selle välja, et ta ostis nagu apteegist neid Baldereni tilkade pudeleid ja siis trükkis nagu minu plakati stiiliga nagu sildid peale neile, nagu see oleks minu official merch. Ja siis seisab mul ikka kapis, ma tegelikult ei tea üldse, mida Baldereni tilgaga teha, sest ma olen lahti teinud nagu korraks nuusust, et see on nagu kuna mul ei ole endal kassi ka, siis ma ei ole, et ma paar purki andsin sõpradele, kellel on kassid ja siis nende käest ma sain nagu head tagasidet. Ja nad ütlesid, et kassile väga meeldis sinu see tuuri merch. Hea toode, hakka müüma. Okei. Aga see stand-upi, et meil tehakse neid hästi palju seda ameerikalikku stand-upi, aga ma just hiljuti tuli Jimmy Carril tuli uus tund välja ja tema laob ainult niimoodi nagu nali. Et kas nagu... No Jimmy Carr on tegelikult veits nagu erandlik UK mõttes, minu enda kogemuse põhjal vähemalt. Et jah, tihti nagu jällegi see võib mingi tasemete vahega olla, vaata Jimmy Carr on ikkagi nagu mingi megastaar, et tema enam kuskil keldribaari open mic'ile nagu naljalt ei satu või kuskil pesumasinate kõrvale katsetama, et ta võib-olla lähebki kuskile kõige suuremasse teatrisse katsetama juba, sest ta piisavalt kuulus ja mingi, ma ei tea, 30 aastat teinud või midagi sellist. Aga nii palju, kui mina nagu sellist Inglismaa ja UK stand-up jälginud, siis Jimmy Carr tundub ja rohkem selles mõttes erandlik, et ta on hästi see one-liner koomik, et tal on nagu nii nagu konkreetne selline naljade rääkimine, kui sa saad selle teha üldse, et lihtsalt üks lause, nali, väike paus, järgmine, nali, ükski neist ei ole seotud, vaid see ongi selline bam. Et meil nagu Eestis on paar one-linerit, aga nagu kas see ei oleks siis nagu koomiku nagu vaatevinklist nagu kõige nii-öelda mõnusam, kui sa saadki nagu nii palju, nii kiiresti neid nalju. Et nagu koomikul on tähtis vaata, et sa saad neid nalju hästi palju, see on nagu siuke tõukab edasi või? Nartsissistlik amet natukene või nagu... Ei no vaat, sest koomikud tihti räägivad on ju sellest, et nagu, et mis su nagu just kui laughs per minute oli, on ju, et keegi nagu otseselt seda ei mõõda, aga see on ka jällegi selline, et noh, et umbes kui sa peaks ütlema, et noh, et kui sul oli 5-minutiline aeg laval, mis su laughs per minute oli, on ju, et kas sa said ainult ühe lõpus või kas see oli tegelikult see, et nagu naer. Ja esiteks ma arvan, et nagu tegelikult nagu üliraske on olla selline one-liner või lühikeste naljade koomik, et eriti kui me räägime nüüd originaalsetest naljadest, et noh, enne kui keegi tuleb, ma ei tea, kuridi Eino Vaskenit näiteks tooma, kes suure kurbusega pean teatama lihtsalt üle Venemaa või liidu kogus kokku tänavanaljad ja esitas neid, on ju. Need on mingite teiste, mis iganes anekdoodimeistrite suurtes raamatutes kirjas, et mis on ka viis esineda, aga see ei ole stand-up, on ju, et see oli estraad ikkagi. Ja et aga jah, et see, et ise kirjutada kogu aeg hästi lühidaid, et see on meeletult raske ja ma arvan, et nende koomikuna stiilidega on ka see, et
et Eestis nagu mul on tunne, et me oleme kõik nagu kuidagi kukkunud sinna, mille kohta öeldakse nagu storytelling comedy, et see ei olegi nagu lühikesed naljad, vaid need on nagu sellised, kõik on nagu mingi väike lugu, on ju. Ja ühest küljest nagu sul on lihtsam tegelikult minuteid täita, kui sa oled storytelling koomik, sest nagu siis sul ongi selleks, et tundi täis saada, sul on tihti vaja 10 lugu, on ju. Selleks, et lühikestest naljadest tund täis saada, ma isegi ei ole matemaatikas nii kiire, on ju. Et see on, kui me mõtleme, et lühike nali on 20-30 sekundit, on ju, siis me paneme vähemalt 2 tükki minutis, see on 120 nalja või? Yeah. Et see näete, ma olen ka koolis käinud. Võttis aega, aga tuli ära. Et see on et ülipikk protsess ja eriti kui sa mõtled, et naljadega on hästi palju see ka, et mis muusika pluss on see, et kõik tahavad sama lugu mitu korda kuulata, on ju. Aga naljadega on ikkagi see, et need on ainult mingi väga sellised die hard fännid, kes on see, et ma tahan seda nalja veel kuulata. Et tavapubliku liiga on ikkagi see, et kui ma olen seal ära kuulnud, siis ma teist korda ei naera, sest ma tean, kuhu see läheb. Ma tean, mis see vasakpööre lõpus on. Ei huvita enam uus. Ma tahan uut. ja et siis kui sa mõtled selle peale ka, et kui raske on nagu lühikesi nalju teha, kui palju sa pead neid tegema ja siis see, et nende eluiga on nii lühike, siis ka praktiliselt on Eestis nagu raske sellega. Et tegelikult, kui sa vaatad Jimmy Carri karjääri, siis ta nagu osasid nalju on meeletult kauaga teinud, ta on just mingi tuuriga käis, ma ei tea mitu korda, kus oli, tuuri nimi oligi Greatest Hits või midagi sellist. et ta sai sellega käia, on ju. Aga jällegi, et ingliskeelne kultuuriruum, nii palju inimesi, kellele teha ja sa ikka leiad inimesi, kes ei ole seda veel kuulnud. Versus Eestis alati, kui me üritame tegelikult mõelda, mis me stand-upi tehes demograafik on, sa näed, kui kiiresti, kui väikseks see summa läheb, on ju. Et kõigepealt vaatame, et Eesti on ise väike riik, siis vaatame, palju tegelikult eesti keelt räägivad sellest arvust, on ju, mis on see, et vandenõuteoreetikud ütlevad alla 1 miljoni. Ma ei hakka kindlaid pooli valima. Ja siis vaatad demograafilist Eesti seda, et kui me vaatame vanusegruppide demograafiat, siis on see, et see on tugevalt see, et all on nagu noorte osakaal on selline hästi peenike ja siis me oleme siin keskel võrdlemisi paksuks ja 100 juures lähme jälle nagu tagasi. Et tegelikult enamus inimesed on ka vanemad ja tihti vanemad inimesed on ka veits konservatiivsemad ja ei ole see, et ma tahan seda neid 30-ndatest tüüpe, kes teevad mingit vormi, millest ma ei ole isegi kuulnud vaatama minna. Et kindlasti meil on ajaga tulnud ka nagu publikusse järjest juurde 40-ndates inimesi, 50-ndates, mõned üksikud 60-ndates isegi. Aga mulle tundub, et enda rahvastikugrupis need on pigem ikkagi erandid kui reeglid. Ja et tihti nähakse stand-up ikkagi, et kas ongi nagu pigem selline asi, kuhu Eestis noored tõmbuvad, on ju, sest meil on see nagu uus kultuurivorm. Et jah, Ameerikas on juba mingi 100, võib-olla mitusada aastat kestnud, et seal on loogiline, seal ongi Ameerikas on stand-up kohas, kus 60-aastased käivad vaatamas 60-aastaseid koomikuid, sest see vorm on nii kaua eksisteerinud, nad on harjunud sellega, see ongi nende selline meeliskultuurivorm. Ja tegelikult nüüd ma unustasin, kus see küsimus algas. Ma lisan see ühe asja vahele, et kui ma praegu kuulasin sind, siis ma mõtlesin, et kui sul stand-upis enam edu ei ole, et sa võid hakata unejutte lugema, et nii mõnus on kuulata. Aga ta ütles ka, et sellepärast ta kuulabki tussisöö, et vahepeal kui igav on ja vahepeal kui und ei tule. Ei, reaalselt väga pehme hääl on. Mika räägib hästi maheda häälega ja siis vahepeal Ari karjatab ja siis ärkad ülesse. Ei, ma läbi aastat ja mitu korda saanud seda, et see võiks mingi unejutte sisse lugema. Et siis ma ei ole esimene. Ei. Seda on väga palju. Ma olen mõelnud ka selle peale, aga ma ei ole leidnud viisi, kuidas nagu monetaisida seda. Sest ainus, ma välja mõtlesin, okei, aga siis kui ma panen, siis ma lõin paberi peal kokku, kui kaua on üksinda mingit unejutud rääkimine aega võtab ja selle salvestamine. Ja siis mul on see, et okei, aga
okei, seega alguses ma teeks seda suht õhinapõhiselt ja okei, ma vist veel ei viitsi nagu. Et ma endiselt ootan seda kirja, mis tuleks mingi Eesti audioraamatute mingi sisselugemisfirmalt, kes oleks nagu, et tule stuudiosse, loe meie uus mis iganes raamat sisse. Ma kirjutan neile, soovitan sind. Trennis on ka hästi hea kuulata. Vahepeal magama jääd. Vahepeal on selline siuke reality check, et kuuled nagu podcasti, aga samal ajal Miikal tuleb ja paneb pingi su kõrval püsti ja siis on nagu siuke, et ta on siin ja ta on mul siin. Et see on nagu natukene selline nagu ajas rändamine veidi. Kas sul on mõni Eesti koomik, keda sa nagu üldse ei salli või sul on nagu üldse ei meeldida naljad nagu? Koomikut ma arvan mitte tegelikult. Et Eestis on võib-olla trende, mis mulle ei meeldi. aga jällegi Eesti on nii väike, stand-up on selle sees veel omakorda omaette ka väike, et põhimõtteliselt kõik koomikud, kes Eestis on, nad on ikkagi kolleegid või sõbrad mul. Et me teeme seda sama asja, me puutume kokku, et kui sa tahad Eestis open mic'e teha, siis on võimatu, et ma ei ole näinud sind või et me ei satu kokku. No ma lihtsalt lootsin, et äkki sul on mõni sõber, kellele sa saad öelda, et kuule, tee paremini, vaata. On sellist sõpra? Ei... Või sa lihtsalt ei julge öelda? Stand-up, vaat see on jälle see, et noh, nii väike riik, vaata, ei taha nagu omadele halvasti öelda. Et see on... jah, kurat, ma lootsin, et äkki mul tuleb selles suhtes, et noh, kuigi mulle meeldib Daniel Weinbergsi kohta halbu asju öelda, siis see on nagu puhtalt inimesena, kes ta on. Et koomikuna tegelikult Daniel Weinbergs mulle meeldib ja ta on väga hea, aga lihtsalt nagu eraelus inimesena ta on nagu väga raske on teda sõbra ja kolleegina omada. Ta teeb nii raskeks mu elu. Okay, aga lemmik? Lemmik läheb ka jälle sinna, et noh. Nagu film? Ja. Et kõik on nagu mingis mõttes erinevad. Et eriti, kuna mina on nii selle asja sees, siis mulle tunduvad kõik nagu, kes Eesti stand-upi teevad piisavalt erinevad ja nagu huvitavad, et minu jaoks noh, kuna isegi kui kõrvale jätta, et see on mu töö ja hobi, siis ma olen nagu samaaegselt ka nagu selline stand-upi nohik, et see valdkond lihtsalt meeldib mulle igast suunast ja isegi kui mul on vaba aeg, siis ma tarbin seda, loen selle kohta, õpin selle kohta. Et mul on nagu kõiki koomikuid Eestis ka huvitav vaadata, sest see on ikkagi iga inimene rääkimas nagu enda kirjutatud asju, ise esitamas neid, et seal on midagi erinevat. Et noh, ja ma muidugi mõistan seda, et inimestele, kes on rohkem nagu kaugemal sellest valdkonnast, et seal vahepeal tuleb neid kommentaare, et et kui meil on huumoriklubiga mingi suvetuur või midagi, ja siis, et noh, ongi lihtsalt 8 valget meest rääkimas oma 8 valge mehe asju. Ja ma saan... Praegu ei tohtinud naerda. Ja ma saan sellest argumendina aru, aga siis mul endal on alati nagu see, et noh, et kuna ma nii sees, siis kõik on täiesti erinevad ju vaata, et noh, Ari räägib ühte asja, Sander on nagu mingi metsast võlur, kes karjub vaata, et need täiesti erinevad tegelased. Aga jällegi ma saan aru, et see on sellepärast, et ma olen nii lähedal sellele, et ilmselgelt mina vaatan mingeid üliväikeseid nüansse, aga kui me vaatame hästi pealiskaudse, siis noh, see ei ole ka vale, et noh, ongi 8 valget meest. Ma ei ole naeru tagasi praegu. Tore. Koomikutele kindlasti meeldib, kui öeldakse, et tee nalja. Tee nalja. Tee nalja. Sa ei tea, kui palju aastaid ma olen mõelnud, et alati enne, kui mingi selline meedia või pressi periood tuleb, et ma peaks mõtlema mingi nagu asja ette sellele öelda. Ja ma ei ole ükski aasta suutnud seda välja mõelda ja ma hoian enda rida sellega, et iga kord see muutub lihtsalt veidraks ja piinlikuks ja see on see, et kus inimesed ei taha enam pileteid osta. Ühtegi ei tundnud. Aga see on nagu, see on ülinaljaks, et alati kui see küsimus tuleb, nii plokki jookseb, sest kunagi ma üritasin vaat seda, et mõtled korraks, okei, mida ma olen nagu lava peal teinud, et boom, mis kõige lõhem on tuleb. Ja siis saad aru, et okei, see on nagu see, kuidas see ruum töötab, on nii erinev. Et versus, kui me oleme kuskil teatrisaalis või mis iganes ruumis koos
ja publik istub seal ja neil on juba peas see, et ma ostsin komöödiaüritusele pileti, ma tean, et ta on koomik ja ma tahan naerda, vaata. Ja siis see on nagu kõik õhus, versus kui me oleme kolmekesi siin, on ja siis kui ma ütlen seda, ja siis Maks, mis see saab, ja siis ma hakkan endas kahtlema, et issand niimoodi lava peal see vahepeal isegi aplausiga lõppenud, see on. Sest ma vaatasin seda, kus sa Postimees käisid, seal oli Mart Normet, ütles sulle kohe, et tee nalja nüüd. Ta armastab seda. Ei, ja ma mõistan vahepeal, see on ülinaljakas nagu panna inimene sellesse olukorda. Ja ei, ma hiljuti vaatasin enda tegelikult väga nagu isekatel põhjustel otsisin arvutist mingi asju, millega Instagrami mingi throwback postitus teha, et siis sinna alla kirjutada ostke pileteid. Ükski mu Insta-postitus ei ole siiras. See on kõik aind reklaam ja kui mul oleks võimalus, siis ma ei kasutaks isegi seda. Ja otsin mingeid vanu asju kokku ja siis ma vaatasin mingi esimest, mis mul vist videos oli, mis oligi 2015 või 2016, mis ei naljaks, et üks meie esimestest videote asjadest oli see, mis jõudis kohe ETV-sse, see oli aastavahetus. Et see pidigi vist olema see aastavahetus, et kui aasta sai 2016, ehk siis 2015 vana aasta lõpp. Ja see oli see, kus me esimest korda ETV-sse saime ja kus tegelikult stand-upi suur buum Eestis algas. Ja siis naljakas oli vaadata, et esiteks alati see, et kuidas videotehnika on nagu väga lühikese ajaga väga palju arenenud. Sa vaatad nagu, et see on nagu mingi vana Ameerika naljakad koduvideod VHS-i peal, see oli nagu rahvusringhäälingu tüübid tulid nagu nendega. Ja sa vaatad, et iPhone teeb parema praegu. Ja see oli 7 aastat tagasi. Kuidas nii meeletu hüppe on. Ja siis see, et vaatad ise ka, et kurat, ma nägin veits paks välja ja kurat, kuidas ma aru ei saanud, et ma kiilanen olen nagu, et mida ma tegin seal, mis krimm see oli. Aga ma vaatasin, seal oli see, ma panin Instasse üles ka, et tagantjärgi naljakas mõelda, et too hetk, nagu mille üle ma olin ise hullult uhke, oli see, et mu avanali oli see, et kas te olete mõelnud selle peale, et äkki Taavi Rõivas tahtis ka räppariks hakata, aga nimi Beebilust oli juba võetud. Ja siis tuli aplaus otsa. Too hetk see sai nagu, vaata, poliitiliselt oli see hetk, kus kõik tahtsid Taavi Rõivast vihata, nii et see lõppes iga kord aplausiga. Ja see oli isegi nii suur hitt, et ma mäletan, et keegi nagu varastas selle. See jõudis otsaga sinna, üks nendest raamatutest, vaat mingi mis oli algselt mingi Facebooki meemileht, mingi olukorrad elust enesest meeldib.net või mis iganes, boomerhumor.com mingi selline leht ja seal oli nagu, sõna-sõnalt see, mida ma teadsin, et ma olen mingi 1,5 aastat lava peal teinud, sõna-sõnalt. Ma olen nagu, et paralleelne mõtlemine eksisteerib, aga sõna-sõnalt või? Aga et ma saan aru, et Taavi Rõivas ja Beebilust, aga nagu see lause konstruktsioon ka üks ühele või? Ja siis ma mäletan, ma tollel ajal panin mingi Twitterisse ja siis see mingi tüüp saatis mulle mingi meili või kuskilt otsis üles vaata, et võta maha, et ma saadan sulle mingi laimu hagi, vaata. See on ka see klassikaline Eestis, vaata, kõik teevad seda, ma ei taha öelda ühe influenceri nime, sest nüüd siis ta võib-olla saadab teile, mitte mulle, ma tunnen teda väga hästi hea sõber, aga ta kaebaks teid kohtusse. Aga Eestis osad inimeste seas ülilevinud vaata see, et ma saadan sulle selle kohtukutse, mis on, ja mida ma ütlen kõikidele vaatajatele ja kuulajatele, tihti kõige parem asi, mis sa teha saad, on lihtsalt ignoreerida seda. Sest ma pole kutset saanud. Veel. Usu mind, see tuleb. Aga siis too tüüp saatis, ja mul oli korraks nagu, et mis, nagu, sa oled ilmselgelt mu nalja varastanud, et panna see raamatusse. Üks asi on see, kui sa oleks lihtsalt oma meemi leheküljele Facebookis selle pand, aga sa müüd Selveris raamatuid, kus on sees ja all on kirjas, nagu sa oleks ise selle mõelnud, vaata. Ja siis ma vaatasin tervet seda lehte, see on kõik nagu netist copy-pastitud ja siis raamatuks tehtud ja kõige klassikaline Eesti edulugu, see tüüp, kes nagu lihtsalt netist meeme kokku võttis ja siis nüüd raamatusse pani, kui sa vaatad, mis ta kõrval business on see, et ta omab trükikoda. Boom.
sa oled nagu mõlemast otsast lihtsalt või, et sa mõtlesid välja nagu see, et kui ma teen nagu mõlemat toodet, mis on siin ahelas seotud, siis on nagu double profit. Ja see, kus ta korraks üritas nagu seda võtta maha ja siis ma tegin lihtsalt mingi järgmised viidi selle kohta. Ja siis kuidagi sulis välja. Sest mul oligi nagu see, et ega mul ei ole tegelikult midagi teha, vaata mingi naljavargus, vaata. Mul ei ole ka nagu, ma ei saa politseisse minna, vabandage, mu nali on varastatud, teil on õigus, jah, see on see Taavi Rõivas beebilust oma, see on geniaalne. Las ma teen teile uuesti seda. Ja ma ootan, et teie jaoskond kõik plaksutavad, kui ma telefonis lõpetan. Ja mul ei ole ka mingit mis iganes juriidilist käiku saada, et maks, mis ma teha sain, lihtsalt nagu sotsmeedias sellele tüübile puid alla panna ja öelda, et see, mida sa teed, on nii nõme. Ja siis see, kus ta üritas nagu mind hullult survestada, et kui sa ei võta seda tweeti maha, siis mis maailmas sa elad? Kas see tweet on veel üleval või? Ma usun küll, jah. Okei, ma lähen vaatan. Aga see on väga kaugele scrollima. Ma ei tea, jah. See oleneb, kui hästi nagu Elon Musk on neid servereid suutnud üleval hoida praegu. Et ma mingi hetk lugesin, et kuna neil olid selle Twitteri üleminekul XX või mis asja, nad üritasid seal igast nagu nurkade pealt kokku hoida, siis et mingid vanasid tweete hakati vahepeal juba kustutama ja inimesed olid nagu, ei, see on kultuuripärand. Siis ta oli nagu, ei nagu, sa ei kujuta ette, mitu miljonit me kokku hoiame, kui me mingi esimese 5 aasta kõik asjad, sest siin on nagu pildifailid. Et võtab üli palju nagu ruumi kuskil pilves. Aga ma arvan, et mina ei ole ise seda kustutanud, et see on see üks koht, kus ma pidasin oma võitluse lõpuni vastu ja jäin endale kindlaks ja seal oli mingi 30 like ja ma ütlen, rahvas oli minu poolt. Mis oli naljaks, et see ei läinud vairaliks ka ega midagi, seal oli mingi hästi vähe inimesi, kes oli mingi Ma lähen otsin üles ja teen selle vairaliks. Samas ma ei usu, et enam selles meemi businessis on üldse. Ma arvan, et tal on nüüd mingi uus asi. Äkki ta on coach nüüd. Ma ei tea, kellest sa räägid, ma pean pärast uurima järgi võtta. Ega ma ka ei mäleta, mis ta nimi on. Ma mäletan, et mingi meemi leht oli lihtsalt. Ja siis mina tegin ise temast meemi, kus ma panin selle The Office'ist, kus Michael Scottil oli ühes episoodis see, kus ta pani selle Wayne Gretzky tsitaadi pani tahvli peale ja seal all oli Wayne Gretzky ja all oli Michael Scott. Ja siis ma panin nagu selle sinna alla, et see on see, mis sa tegid praegu. Et sa võtsid minu nalja, panid raamatusse, mida sa müüd ilmselt kasumi eesmärgil ja siis enda nimi ka alla veel. See on päris hea. Kui sa vaatad nüüd tänasele episoodile tagasi, kuidas õigemini seda öelda, kas Karlist kui andunust fännist saaks asja stand-upi maailmas? Stand-upi maailmas? Vaat stand-upiga on tegelikult see, et ma arvan, et ma ei usu sellesse, et seal sa ei usu Karli? Ei, Karli ma usu. See on üks asi, ma oleks nõus T-särgi tegema, Karli ma usu. Ja maksa taha väikselt. Aga ma ei usu et see seotud on mingi isiksuse tüübiga või see, et sa vaatad kellelegi tänavalt peale, et see on see klassikaline auk, kuhu astutakse, et mis ei ole ainult Eestis, vaid nagu üle maailma stand-upis see, et kus see vorm ise jätab nii hullult selle mulje, et see on lihtsalt mingi tüüp, kes tuli peale ja räägib ja osadel läheb väga kaua, kuni nad saavad aru, et see on läbi harjutatud, ette kirjutatud ja mitu korda mingi läbi kirjutatud ja proovitud. Ja see on, see ongi nagu, lähed peale ja see on... Ja see, kui palju nagu, ja see jällegi see ei ole Eesti asi, see on igal pool, kus stand-upi tehakse, et kus käib see, et ei, mu sõbrad on nagu öelnud, et ma olen nagu seltskonnas nagu... Ja ei, ma usun, et nagu seltskonnas oledki, aga see on nii erinev maailm, et üli palju koomikuid on, kes nagu seltskonnas ei aja kedagi naerma, et nad ongi nagu ülikuivad, veidrad, lihtsalt veidrad inimesed, aga lihtsalt lava peal töötab, on ju. Aga see, et sa seltskonnas inimesi naerma, et see või mingi äge naljaks vend oled, et see, seal ei ole üldse mingi üks ühel asja, mis üle kanduks. Ja kuigi seal on kohati naljakas, et kui need inimesed tulevad, ja nagu paanikaho saavad open mic'il. Ja siis see, et kui nad algus ootavad, et kohe hakkab minema. Et see on tegelikult põhjus, miks hästi paljud inimesed minu arust käivad ka open mic'e vaatamas. Et nad ootavad seda,
et see on nagu eraldi see, et kus inimesed ootavad seda cringe'i nagu, kus nad on, et kui miks sa käid open mic'il, see on uued katsetavad, inimestel on paanikood, vaata, et osta pilet, tule kindel asja, sest on mingi, see mulle meeldib. See, eriti tean, kui on nagu värske veri, vaata, et kui ma kuulen, et täna tuleb keegi meil esimest korda tegema, on ma tahan näha seda, kuidas ta prillid uduseks lähevad. Ja ta on seal nagu see, et ma ei mäleta, mis mu teine asi oli. Keldribaaris mingisugune spot on näos. Mul kunagi sõber kaotas kihlveo. Siis ta pidi stand-upi tegema. Siis ma mäletan, ta nagu valmistus selleks vähemalt pool aastat. Siis ta jõudis sinna lavale, siis ta läks kõik meelest ära. Ja siis lõpuks ta rääkis, ma ei hakka nüüd seda nalja ümber rääkima. Ei hakka. Igatahes see oli hea. See oli hea. No nüüd sa pead rääkima, kui see... Ei, no ma ei oska rääkida seda ümber. No see oli mendid ja kuldmündid keele all ja suke jutt. Oh. Ülend mõelgi see juurde. Selline blanks. Jaa. Karl, me peaks ka kihla või noh? Ei või? Ma olen nii palju mõelnud selle peale, et ma lähen proovin, aga siis ma saan aru, et need naljad on minu peas ainult naljakad. Et kui ma lähen sinna rääkima, siis need ei ole naljakad lihtsalt. Aga väga paljud nagu ütlevad seda, kes on vähemalt nagu stand-upi maailmaga seotud, et see on hästi mingi levinud fraas, kus öeldakse, et kõik inimesed peaks ühe korra elus proovima. Et isegi nagu isiklikult ei võta otseselt mingi poolt selles osas, aga ma nagu pointina saan aru, vaata, eriti, et seal ei peagi tegelikult juures olema see, et ma tahan nüüd koomikuks saada või midagi. Et veits on ta nagu, noh, ma ei tea, nagu langevarju hüpe või midagi. Yeah. Või kui sul on päriselt amet, kus sa töötad, vajab avalikku rääkimist ja sa tunned ennast selles ebamugavalt, siis ma usun, et see oleks ka nagu ülihea nagu katsetamise asi. Et jällegi mul läks ka ikkagi, noh, esimene aasta ma kindlalt oli nagu see, et mingi esimene pool aastat nagu jalg füüsiliselt värises ja et see oli nagu ikkagi pikk nagu tegemise teekond, mille käigus nagu järjest muutud rahulikumaks seda tehes, aga ikkagi, noh, ega tänaseni, et ükskõik, kas see on mingi väike open mic või mis iganes, et noh, mul ei ole kunagi nagu, et see ei lähe minust 100% kunagi ära, et kus ma läheks peale ja mul oleks nagu täiesti savi. Et isegi kui ma olen kuskil ükskõige baaris ja seal on nagu 5 inimest ja see on koht, kus ma iga nädal käin, nagu, et see on nii nagu lihas mälus, siis peale minnes mul on veits ikkagi, noh, kuskilt tuleb see nagu adrekas ja nagu mingi asi, mis tekitab need selline elus püsimise instinktid lööb ellu. Et sellist kodus diivani peal relax state'i, nagu seda ei ole siiani tulnud ja ma ei usu, et tuleb ka. Kas koomikutel nagu on lihtsam mingisuguste kahtlaste riffidega kuskil väljaspool mingisugust venjut nagu minna, et mul on nagu räägitud sellest, et kui sa tahad ennast ebamugavsse olukorda panna, siis sa lähed kuskile kohvikusse ja siis kui tuleb sinu kord, siis sa uurid seal mingi hullult pikalt neid asju, võtad siis selle joogi ära ja siis küsid veel 10% soodutust, aga siis öeldakse sulle, et noh, et ma ei saa sulle anda. Aga kogu rivi sinu nagu taga ootab ja vaatab, et kuule, et mine ära nüüd juba, et nagu... Nüüd sa kirjeldad lihtsalt keskmist Eesti klienti. Võib-olla kuskil New Yorgis vaata on see, et kus inimesed hakkavad karjuma. Eestis on ainult üks koht, kus ma olen näinud teenindust, kus nad on päriselt, noh, chop, ja see on Pärnus Aleksandri pubi, väga äge koht, aga see on nagu konkreetselt, mul alati on see, et nagu letist pead tellima ja ma korraks nagu, ma isegi ei näe, kus menüü on. Ja siis alguses mõtled, et järjekord on ees, korraga on 5 inimest maksnud, sa oled seal ja siis nagu, et mis Kiievi kotleti sees on? Ja nad on mingi, ei, ütle, nüüd läheb, kui ei ole tagasi rivi lõppu. Mis on nagu äge, et Eestis sai kohta palju seda, et see on vist mingi baikerite koht ka Pärnus või Aleksandri pubi, soovitan, kui tahad ägedat teeninduskogemust. Aga see on neil minust sellepärast ka, et suviti seal on nagu hästi palju soomlasid ja siis nagu retsid järjekorrad ja siis nad on nagu ise sellise maja reegli teinud. Et selleks, et asi liiguks, vaata, ei ole küsimusi, noh, sa ei küsi minu käest, mis siin täna hea on. Menüü, 5 sekki, go. Aga noh,
ja muidu ma olen kuulnud, et New Yorgis on see, vaata, et nii palju inimesi kiire tempo, et see on nagu reaalselt järjekorrast keegi ütleb, kui sa ei tea, mine lõppu. Teenindaja ütleb, kui sa ei tea, mine lõppu. Aga noh, Eestis, ma arvan, sa võid vabalt vanalinnas minna kafiini ja see, millest sa rääkisid, seda teha. Ja kõik teised on ka nagu... Ma lihtsalt ise tunnen seda pinget mu selja taga, kui nagu keegi juba on ja ma ei tea täpselt, mida tellida, et siis on alati see pinge juba, et ma peaksin nagu kiiremini tegema. No see näitab, et sa oled nagu hea inimene. Kui sa kognitiivselt ei mõtleks selle peale, see on see, et kus me saaks su mingi sotsiopaadi gruppi panna või midagi. Aga kas sul ei ole mitte see, et kui pinge on taga siis, ja sa jõuad sinna kassasse, siis sa tunned, et surve on nagu nii kõva, et siis sa otsustad niimoodi võtta selle võiku selle järgi, et sa tahad nagu... Oota, ma alustan uuesti. Ma lihtsalt sattusin praegu sama surve alla praegu. Sa teed metatasandil seda teenindusprotsessi. See kohvi, oota. Las mu uuesti. Ma mõtlesin seda, et nagu, kui sul on see otsustamise hetk, siis sa otsustadki suvaliselt see, mis tuleb, selle sa võtad ja siis sa elad elu esimest ja viimast korda ja siis see ongi see võiku, mis sa tellisid ja siis sa lähed selle võikuga lõpuni. Kas teil on sama tunne või? Hullult. Saite midagi aru, mis ma mõtlesin või? Ei, ma arvan, et ma sain ja ma arvan, et ma liiga tihti teen seda, kus ma see paanikasurve alt tellin mingi asja ja siis pärast ma olen nagu see, et see ei olnud see, mida ma tahtsin. Aga sa elad esimest ja viimast korda, sa pead seal ära proovima. Ei, selles suhtes muidugi, ma olen nagu selles suhtes õige eestlane, et mul ei ole kunagi mingi, et teate, tegelikult ma tahtsin suppi hoopis. Aga ma ei tule juurde, et noh, mul on nii palju seda, et mis iganes restoranides söögikohtades, et ma vaatan ülikaua menüüd ja siis, kui ta tuleb juurde, siis ma ja siis ütled mingi asja ära ja siis, kui ta läheb ära, siis sa oled nagu ma oleks tegelikult risotot tahtnud, mis tundus ülija. Ma ei tea, miks ma šnitser ütlesin. Aga ma olen õppinud, et saan öelda, et natukese aja pärast, et mul läheb veel natuke aega. No see on järgmine level juba. Proovige, see on päris hea. Eestlasena... Aga kui ta tagasi tuleb, sul pole ikka veel välja, nagu mis sa tahad. Jah, ma võtan ühe kannu vee. See on kindlasti ka nagu korduspõhine, et see on see, mida minu nooruse ajal see kõik pick-up artistid rääkisid. Vaat, et see, et mingis mõttes need põhimõtted on samad, et kuidas YouTube'i need, kuidas naisi saada tüübid, vaat rääkisid, et tegelikult see on kõik nagu korduste põhine, et jah, sa oledki alguses nagu veider ärevuses kokutad, aga mida rohkem seda protsessi läbi teed, et jah, saa need mingi 100 ei ära, aga siis lõpuks sa esimesel korral nüüd sa oskad täislauseid moodustada juba. Mis videosid te vaatasite? Miks te noogutate mulle? Ma ei tea, see on selline Illuminati värk. See on see lihtsalt see protsess üleüldiselt, et kui sa lähed sinna kohvi küsima, näiteks küsi 10% ala, et ta ei anna sulle, või et kui sa lähed nagu open mic'i tegema, siis sul on täpselt samamoodi, et mida rohkem seda teed, seda vinunumuks sa lihtsalt saad ja seda rohkem sa harjud ju selle ebameeldiva tundega lihtsalt. Või nagu ta ei ole enam nii ebameeldiv või nagu ses suhtes. Ma saan aru, et kui sa iga kord nagu pommid ja nagu mitte keegi ei naera, siis 5. korral võib-olla enam ei lähe. Mul tuli mõte, et järgmine tehke klipp sellest. Et järgmine kord, kui sul oli esinemine. See sobiks selle kooli mingi reklaamiks lihtsalt. Oota, ma nüüd räägin. Et mu mõte tuli see, et kuidas seda ebamugavustunnet tekitada sulle just, on see, et sul tuleb esinemine ja me võtame terve publiku on meie mingid tuttavad ja siis me otsustame, et me keegi ei naera mitte ühegi nalja peale ja siis sa mõtled, kuidas ma saan seda publikut käima, aga me lihtsalt teame, mis me teeme ja siis sina saad seda ebamugavustunnet. Seda on olnud juba. Seda on mingid konkreetsed juhtumid on nagu, mida on kõige tihemini Tallinnas juhtunud üks kõige open mic'il, kus on tihti, et sa näed, et mingi inimene pani ennast esimest korda kirja ja noh, tihti kui sa ära näed juba, et see on mingi selline lahe keskkooli tüüp, vaata, et noh, ta üritab mingit Harry Stylesi asja siin, et sa näed.
ja siis vaatad, täna on kõik kuidagi noored ka. Ja siis alguses, et ju siis täna on see, kuskilt tulid noored. Ja siis mingi hetk hakkad aru saama, et kellelgi ei lähe hästi täna või. Ja siis see tüüp kutsutakse peale, et täna teeb esimest korda ka Kevin. Ja siis kuuled, tuba on mingi ja siis ta ütleb mingi asju, mis ei ole loogilised isegi ja kõik on mingi teate, kuidas siis Piuka õps üle on kuradi. Kõik on nagu ja siis sa, et aga täna on see õhtu. Selle venna show on. Ja siis meie oleme seal kuskil taga nagu vihaselt ka, kurat, see ei ole õige esimene kord ja see tule mõnikord, kui keegi ei tea sind, siis sa saad teada, mis tegelikult toimub. Ja mõtle, see vend on mingi, mul läks nii hästi, ma tulen veel. Ja neid on ka olnud et kus ongi see, et esakord nagu, kuna sõbrad naised, aga ise sa ei pane ju kognitiivselt kokku, see on su esimene kord, sa ei tea, mis see mingi dünaamika siin ruumis on. Ja siis järgmine kord mõtled, et seekord, et me isegi ei kutsu kõiki sõpru, vaata, et ma ei saa iga kord kutsuda neid, et nad väsivad ära. Ja siis tuled ise, ja siis võib-olla vaatad, et mingi teistel läheb mingi okeilt siin. Ja siis mõtled, mis see ikka, et ma teen seda sama lugu võib-olla täna Piuka õpsist õllest. Ja siis vaatavad mingi tavainimesed sulle seal keldris õlled käes otsa, nagu, et me ei käi siin, mis ülle? Täpsustad. Ja siis oled korraga nagu, ahah. Aitäh, ma olin Kevin. Okei. Siia lõppu ma tahaks suke ennast analüüsiv küsimus või nagu sina saaksid ennast analüüsida, et öeldakse, et sa oled nii hea, kui oli sinu viimane nali üldiselt vist või? On nii? Või show? Et kas... Kes ütleb seda? Tunnist üles, kes ütleb seda? et kas sa tunned, et iga aasta lähevad paremaks need naljad sinu showdel? Ennast on nii raske kuidagi analüüsida, vaata. Et see on, et mulle meeldis Louis C.K. oli mingi nali selle kohta kuidagi, et inimesed, kes ütlevad, vaata, et ma olen hea inimene, see, et see ei ole sinu otsustada, kas sa ütled seda enda kohta, vaata. Et sina ei saa enda kohta öelda, ma olen hea inimene, vaata. Ei, see on kõik need inimesed siin maailmas peale sinu saavad öelda, kas sa oled hea või halb inimene, sina. Ja et sama on veits nagu enda sellega, et ma arvan, et kuna sa ise nii lähedal enda materjali ja selle tegemisele, siis kindlasti iga asi, mida sa praegusel ajahetkel teed, tundub alati, kuna see on kõige värskem, siis sa oled nii sees selles ja sa oled, et sellesse ma usun, ja mingeid vanu asju on endal raske kuulata, sest see on jälle see, et sa otseselt ei mäleta, need olid kunagi ammused ja siis vaatad, veider nägin välja, kui hääl oli teistsugune. Aga nii palju, nagu ma alguses ütlesin, et mulle endale ei meeldi YouTube ja mis iganes kommentaare lugeda, siis ka mu sõbrad teavad seda ja head sõbrad need nagu on, siis nad vahepeal teevad screenshot'e nendest ja saadavad neid mulle. Ja seda on nagu, sellest on juba raske eemale põigata, sest ma näen lihtsalt has sent a photo ja ma olen intrigeeritud, sest see tuleb täpselt piisava intervalli tagant, kus ma ei oota näha. Ja siis ühe mu sõbra lemmik see kommentaaride seeria, millest mul on tunne, et ehitab seeriat nüüdseks, mida ta on mulle saatnud, et mitme aasta nagu vältel, et kui ma panen mingi uue video eest, otsib alati üles, see on tihti üks kommentaar, mis ütleb, et kohe näha, et ajaga ikka paremaks läinud, et väga hea progressi näha. Ja see ei ole sama inimene, kes neid kommentaare jätab, aga mu sõber nagu spetsiifiliselt otsib kõikide mu videote alt ühe selles sama stiilis üles ja siis on tema nagu inside joke nagu, mida ta saadab mulle kogu aeg, kui mingi uus video on piisavalt kaua väljas on ja siis ta on, arened ikka. ja vahepeal... Ei, äkki see on see sama sõber, kes teeb erinevaid kontosi. Nüüd kui seda ütled, siis ma hakkan tõesti seda kahtustama. et võib-olla tuleb tõesti ülipalju vaba aega. Need YouTube'i kasutaja nimed ei tundu ka tegelikult päris inimesed. See oli lihtsalt numbrid, kui ma mõtlen. Botid lihtsalt. Aga sa saad öelda, et see nagu see tund, mis nüüd maist hakkab, et see on sinu kõige parem tund? Ma ei tea, see kõige parem. Ütle lihtsalt jah.
sul on ma vaja lihtsalt müüa. Müügi mõttes ma peaks ütlema, aga ma olen ülihalb müügimees. Mul on nagu see, et ma olen kindel, et osadele meeldib ta rohkem kui nagu eelmised, kindlasti mingi üksik tüüp, kes ütleb, tead, eelmine oli parem. Aga ma ei tea, pluss nagu stand-up minu jaoks nii subjektiivne, et mis asi, noh, et kui see oleks ketta heide, siis ma saaks öelda, see oli rohkem kui eelmine. Eelmine oli 72, oli 73,5. Null küsimust. Aga kui ma ütlen, et see on parem kui eelmine, siis nagu mille põhjal. Nagu see täiesti erinevad lood, täiesti erineva temaatika. Et noh, nii palju, kui ma olen neid nalju läbi katsetanud, siis mulle endale nad meeldivad, tunduvad vahvad, see on esimene kord, kui ma proovin veits sellist kontseptsioonikamat. Jällegi seal ei ole tegelikult suurt läbivat narratiivi, aga seoses nagu selle plakatiga ma mõtlesin nagu, et paar sellist väikest easter eggi sinna vahele visata. Et kui ma tavaliselt olen rohkem lihtsalt selline teksapüks ja T-särk ja lihtsalt räägin naljad ära ja vahepeal on vett vahele, siis seekord ma proovin enda jaoks ühte suurt sammu edasi. Aga mida ma ei spoili, seda te saate teada kas tuurile tulles miikalmeo.ee või mitme aasta pärast YouTube'ist tasuta vaadates. Et piibli teemalisi nalja ei kuule, jah? Võib-olla kuule. Sellega mul tuleb meelde, ma käisin tulnukas kahte vaatamas ja seal oli nii eestipäraselt tehtud see, et Rasmus Merivoo, kes on režissöör, temaga oli nagu Q&A enne filmi. Ehk siis see oli nagu plaasas täissaal, seal mitusada inimest jookseb sinna täiesti üles. Ja siis on mingi teine tüüp, kes on see raadiomikriga mingi check, et siis kutsume Rasmuse aplausiga või siia. Ja siis alguses see tüüp ei osanud ka midagi, et siis tulnukas 2 ja see, kus Rasmus Mürjo pidist mitu korda ütlema, et ega me enne filmi ma tahaks nagu midagi ära öelda. Ja siis, et okei, küsime publiku käest. Ja Eesti publiku, 300-400 inimest kella saalis. Tõstke käsi kõik. Kui on tõstke käsi, siis me paneme käed pigem risti, nagu et sa saaks kindlalt aru, et ja siis tuleb see üks tüüp, kes on mingi see, et kas Labidas on ikka filmis? See on see sama Labidas, mis siin film. Ei see Rasmus väga hea küsimus. Aga mul tunne, et sa annaks filmi sisu ette, kui ma vastan sellele praegu. Seega jällegi ma ei saa vastata. Mul oli see, kus ma istusin kuskil võrdlemisi taga, mul on nagu see, et kas see on enne filmi olev tujurikku ja sketš? Kas see on nagu planeeritud või? Sest see on nagu cringe, mis siin toimub ja see, kui ebavajalik see Q&A on, sest me ei saa ühtegi vastust ja siin ei ole midagi küsida. Ja see, et ta tuli kohale selle jaoks. Et lihtsalt olla see, et aha, sellele ma ei saa ka praegu vastata. Ja mingi, et kõik see puhus ka, et ega enne, kui ma filmin, et mida mul küsida on, ja see, mis mul on küsida, sellele film vastab tõenäoliselt. Et kui ma küsin, mis Valdisega juhtub, jah, seda ma tõesti võib-olla enne filmi ei saa küsida su käest. See oligi 5 minutit veidrat, kus ei olnud midagi eest, et aga nautige siis filmi. See, et vana hea see, et kes iganes, kus laboris selle välja mõtles, et režissööriga kohtumine on enne filmi. Ja, aga see on veits seotud nende küsimustega, et ma ei tahaks nagu üldse spoilida, sest jah, see komöödia ja stand-upi puhul on väga see, et selleks, et need naljad ja vasakpöörded toimiks, seal peab mingi ootamatus sees olema. Nii et, kui te tahate teada, mis seal toimub, siis tuleb minna ise vaatama. Kas sa lähed? Minul on juba pilet ostetud sinna esimesele või teisele filmimisele sinna väiksesse ruumi, ma ei mäleta, mis selle nimi. Keller teater. Jah, just. Mai lõpus. See on väga hea valik. Mul ei ole. Ma täna kuulsin. See oleks üliveider, kui sul kui sul pilet olema, siis ma ei tea midagi sinu kohta. Esimest korda lugesin eile. See on tark käitumine oma rahaga, vaata. Siis ma peaks mingit loengut hakkama sulle teha, kui sa oled nagu see, et mul on pilet ostetud, aga mul on nulli tegelikult. Pole ühegi open mic'il käinud mitte midagi.
aga jah, väiksed saalid on mõnusamad kui suured saalid. Tekib siuke vahetum kontakt ja on toredam kuulata. Ja ma seekord jätsin nagu võimaluse et publiku liikmetele, et ma teen Tallinnas ühe suure, mis on siis Vene Kultuurikeskus. Too hetk võib-olla ikka Vene Kultuurikeskus, ma ei tea, mis hetk ta selleks vähemusrahvaste keskuseks läheb. Ma juba näen seda keelesõbralikku lühendit seal. Ja siis lõpupain ja väiksed, sest jah, siis on nagu kõigile midagi. Et ma tean, et osadel inimestel just meeldib see suures saalis vaata, et tuleb selline laine, et saab 500 käsi koos ja osadele meeldib see, et sa oled väikses ja päriselt näed mind. Sa ei ole seal Vene rõdu peal. Mis nägu ta tegi praegu? Mille peale esimene rida naerab praegu? No võt, ma arvan, et siin on hea otsad kokku tõmmata. Et sa võid oma promo veel ühe korra teha. Jaa, mikalmeema.ee momendil oleneb, mis aastal sa vaatad seda. Momendil, kui me salvestame, on seal minu maikuu tuuripiletid müügil ja kui sa ei vaata mais seda, siis vaata ikka mikalmeema.ee. Äkki see on midagi ägedat, äkki ma mingi meemi pandsin. Tweedi. Äkki see juhib mu Twitterist. Okei, aitäh. Aga aitäh teile. Tore. Hea mõs.